ujub seal. No see ei ole Kauri moodi, see on keegi teine. Minust on ta peata. On küll, jah. Mingi paberlaevuka äkki. Just. Ma ei tea, mis asi see on. Gotlandilt tuli. See keeras ümber. Nüüd ta ujub tagumik ees. Mäletad seda, vaata, me oleme siin ühes matkasõllide sisuloojate, ma ikka praegu nime nimetama, videosid vaadanud ja paar korda ma olen päris kõvasti naernud, see ise ka natukene. Nad on seal ühte nalja teinud aega, muidu on tõsine video niimoodi. Ma mäletad, mis nali see oli, mis Hitlert naerma ajas või? Ei mäleta. Kuula. Ma tegin nüüd neid järgi. Tegelikult tegin ma plagiaati. Ise ma ei oleks selle mitte kunagi välja mõelnud. Sa teed ilma kaamerata seda lihtsalt kogu aeg? Mina ei ole kunagi teinud. Kas tahtis juua? Kas tahtis juua, jah? Ennast ei jõud. Koera vee ju para. Või on siis koera vesi maitsvam. Eile õhtul oli ka meeletult palju. Saaremaa jääb jooma kaisi. Äkki peaks selle koera veekausi siia poole tooma, et siis ulatub koer ja ulatub kass. See on hea. No oot, nüüd on kõik rahul. Koerad, kassid. Nüüd võib Siile tagasi tulla. Ma minna kolama. Sina hoopis. Me oleme jälle Saaremaal tagasi. Jah. Ja me oleme peaaegu sama koha peal ka. Peaaegu sama peal, see koht, kus me muidu oleme olnud mitu suve jääb, mis sinna poole nii... Mingi 400 meetrit. 400 vist, jah, umbes. 500 vist ei ole tõesti. Ei saa olla, sest vaata, ma jalutasin täna 800 ja ma jalutasin päris kaugele. Sul nina peal sääsk. Ei hakka maha lööma sääsk. Löö ise. Ma ajan ära viisakalt. Nüüd lükkad minu poole. Jah. Ma ei taha teda. Mõnes mõttes on kahju, et me teda kohta ei saanud, et seal keegi ees oli. Ta on ikka sümboolse tähendusega meie jaoks, et seal sai genereeritud Terko nimi. Sul on kindlasti paremini meeles, mitu päeva see enne tema sündi oli? Me olime juuli alguses seal. Ja 21 ta sündis. Ja 21 ta sündis ja see oli viimane päev. Seega ma arvan, et umbes 2 nädalat tegelikult enne ta sündi. Nii võis olla küll, jah. Sest me tulime tagasi, vaatas, me olime ikka mõnda aega veel kodus ka. Ennem kui päris asjaks läks. Võt see nüüd tuleb. Ta on ikkagi kirglik taam. On küll, jah. Ta kuidagi aitab seda kirge just minu suhted üles. Taamil on midagi karvades kinni. Ma ei nii vaikinud. On, jah. Ei, mingi okas on siin praegu. Ma ei saanud praegu kätte. Näed. Kuule. Käes. Ma lasen soojaks. See soojaks. Muidu läheb uuesti. Ära nüüd sinna õppeks. Aga vaatamata sellele, et me seda oma kohta ei saanud, on see ka Täitsa tore kohta. Täitsa koha, jah. Me oleme siin ka varem olnud selle koha peal. Kui sa nii ütled? Jaa. See oli siis, kui me esimest korda olime siin? Jah. 2019 järelikult. Jah. Juhuslikult veel kohtusime mingite sinu sõpradega. Ma loodan, et nad ka jälgivad meie kanalit. Tervitame.
ma üldse ei mäleta tookord, kui me siin olime. Ma mäletan seda, et me tulime Hiiumaalt üle. Ja. Me olime kõik võimalikud need RMK kohad juba läbi käinud, mis meie ja Hiiumaa vahele jäid ja kõik olid ülerahvastatud ja siis see oli ainuke koht, mille me leidsime. Me ei olnudki väga paha. Tegelikult on ta mõnus koht. Jah, kuigi too esimene kord mul ei tekkinud siin erilist mingit emotsioonid. Aga samas, kui sai poistega siin oldud juba ühe poisiga, siis oli juba see, et tegelikult on lastega siin väga mõnus. Jah, see veere telkimisala on selles mõttes tõesti nagu lastega olemiseks võib-olla kõige parem mereäärne telkimisala. No ja siiamaani me ei ole paremat leidnud. Ja mis see kõige paremaks nagu meie silmis teeb, on see, et siin, kus meie istume, mereveeni pakun välja maksimum 15 meetrit. See on ikka üle maksimum, 12 võib-olla. Ja näiteks kui need poisid oleks praegu seal vee ääres toimetamas, siis tegelikult mitte miski ei varja nagu, et nad on nagu peo pääl ikkagi. Jah, ainult võib-olla jääb mingi puu taha. Ja. Siin on 3 puud. Selles mõttes on hea poistel silma peal hoida, nagu, et mis nad seal vee ääres teevad ja toimetavad. Turvaline tegelikult. Jah. Ja vesi on ka madal ja tegelikult on siin kivid, et siin nagu ei saa väga kiiresti liikuda. Nad ei taha palju ja üldse siin vees olla. Mingid jalad peavad olla. Kas on need veepapud või mingid plätulaadsed asjad, kes jalas. Ega isegi, kui ma täna käisin siin nii-öelda suplemas, siis ikka paljast jalgadega ei oleks tahtnud. Siin ei saagi minna, siin on millimallikate surnuaed. On jah, päris palju nagu süldi sees. Aga see, kusjuures ongi just ainult kalda ääres. Vaata sinna, kus ma nagu läksin ja nii-öelda suplema hakkasin, see on enam praktiliselt ja mitte ühtegi. Elusat nägin ainult. Aga siin on jah nii-öelda kalmistu tekkinud. Siin rannas on jah täiega. Mõned ma nägin juba lagunesid niimoodi, olid selliseks nagu läinud teistsuguseks. Eks nad tulevadki siia sisuliselt ära lagunema. Ja vaevalt, et nad siia nii väga ise tulevad, eks ja hoovused nad toovad. Miski toob. Elutsükkel saab neil siin otsa. See on nagu lõhe läheb, on ju, oma sünni kohta. Ja on kärjad. Ja oma viimasele rännakule. Kus ootab neid rännaku lõpus. Tahaks öelda orgasmiline surm, aga tegelikult nad päris kohe ju ei sure. Ei, nad jäävad siis sinna nagu vinduma veel mõneks. Ja nad ju tegelikult juba hakkavad otsast nagu, kuidas öelda, lagunema, aga nad ei pruugi veel surnud olla. Et see ongi nagu kõige veidram, et kui ma nüüd õieti mäletan, siis see keha võib juba laguneda sellel lõhel, aga nii-öelda peaga on veel kõik korras. Üsna ebameeldiv tundub. On jah. Nii. Lakub minu abet. Ülelikult toidujaanused. Ilmselt see Bordjanka tilkus. Tead, on niisugune tunne, et meil on telkimises vähemalt magistrikraad käes, kui mitte doktorikraad. Kuidas sulle tundub? No ma arvan, et me saame sellega enam-vähem nagu hakkama. Enam-vähem, sa räägid enam-vähem. Meil on kaasas autonoomseks eksistentsiks kõik, mis on võimalik. Meil on tegelikult kausale sisuliselt on meil kaasas 3 telki, millest me ühte moment kasutame. 2 on nii-öelda igaks juhuks. Plus tarpini. Plus mul on isegi 2 tarpi kaasas. Et meil on telgis külmkapp 55 liitrit mahuga, mis on omaenda aku pealt.
mida me saame laadida, turgutada päiksepaneelidega. Ja kuhu saab jäätisi panna? Ja mis oligi meil vahepeal poolenisti jäätis täis. Et kui puhata, siis puhata ikka mõnuga nagu täiuslikult. Kahjuks see ilm ei soosi väga jäätise söömist. No mõned hetked olid veidike sööksed. No saab ennast sundida ka tegelikult. Aga mulle tundub, et me peaksime ikkagi seda suve minema ka otsima. Saab puhkus läbi ja suve ei olnudki. Et lähme kuskile lõunasse. Lähme kuskile sooja. Natukenegi soojemas. Näiteks. Ma ei tea. Läti meid ei taha. Lähme Läti lähe, lähme Leetu. Lähme Leetu. Proovime Leetu. Lähme Leetu. Käime korra kodust ära. Peseme mingid asjad puhtaks. Vaatame äkki midagi veel vaja ja käime Leedus ära. Vaatame. Avastame seda Leedut. Ma ei ole üldse käinud tegelikult Leedus niimoodi päriselt nagu, et mu sihtkoht on Leedu. Ma olen sealt läbi sõitnud korduvalt, aga et mu sihtkoht on Leedu, ma ei ole käinud kunagi. Mina kunagi ammu olen, aga sellest on tänaseks juba üle 20 aasta. Ja te käisite ju seal mere ääres? Jah, meie eesmärk oli läbida tegelikult rannik. Et ma olen kunagi selle tripi ära teinud, et kõigepealt sai sõidetud vist ühe vaheööbimisega, kui ma õieti mäletan, Niida poolsaarele. Ja siis hakkasite sealt tagasi tulema? Jah, ööbisime, aga ma ei mäleta, kas 1 või 2 ööd Niidal. Ja sai see Niida läbi kolatud ja siis nii-öelda mööda Leedu, Läti rannajoont tagasi kuni siis Eestisse, kus sai siis seal Krapil, mis on need RMK tekimisalad, siis veel seal mõned ööbimised tehtud. Aga muus suhtes on Leedu minul ka tegelikult avastamata. Ilmselt seekord lähekski nagu sinna mitte mere äärde, sest mere ääres on seal sama külm kui siin. Aga läheks sinna sisemaale. Tegelikult on mul üldse üks mõte peas hakanud tiirlema, et poisid on kasvanud. Ütleme, ma juba märkan seda, et nad hakkavad küsima, millal me hakkame ära minema. Jah, nad tegelikult tahaksid nagu liikuda ja avastada, et nende jaoks see üks koht nagu ammendub tegelikult väga ruttu. Mitte väga ruttu, nädalakese saab olla võib-olla isegi, aga jah, et ütleme, et tegelikult veel koolini on natukene aega. Samas neil on juba teada mingid asjad, mis neid huvitavad ja me peaks oma looduses viibimise stiili hakkama muutma. Tundub jah, et me ei saa enam niimoodi 3 nädalat ühe koha peal vedelemisega tegeleda. Saame, aga ma ei jõua iga päev vastata, mitu päeva me veel peame siin olema. Ja millal ma oma legodega mängida saan ja muid siukseid vastuseid anda. Peaks võtma suuna, ütleme, ma ei tea, mis on see selline eestikeelne. Ei on eestikeelne täna ka olemas, aga nii kui inglise keeles on mõista nagu overlanding. Et maal rändamine siis saaks niimoodi rändur öelda ilmselt. Ilmselt, jah. Kõige lähedasem, nii et me peaks veidikene oma varustust nüüd hakkame jälle taas kord muutma. Me võiksime ikkagi autosse ära mahtuda. Jah, isegi loobuma käru kontseptsioonist, loobuma sellisest suurest mugavast täispuutuvast telgist, vaid mõtlema mingid mobiilsemad, mõnusamad lahendused ja hakkama oma nii-öelda seda looduses käimise stiili pigem viljelema selliselt, et me tõesti, ütleme, et kas nüüd päris iga päev pakime ja lahti pakime, aga ütleme, et 2 või 3 ööd oleme ühes kohas ja siis liigume. No nii nagu me tegelikult päris alguses vaata. Kui lapsi ei olnud. Ja enne lapsi, siis me ju ka tegelikult tegime mingeid oma trippe, vaata, et põlema üles. Et siis ju sai samamoodi niimoodi. Jah. Olenevalt asukohast. Mõnes kohas ainult 1 öö, sest seal ei olnud nagu mitte midagi, aga samas, kus oli nagu vaadata ja olla, siis sai isegi mitu ööd oldud. Ja see oli päris mõnus. Jah, et see nagu ei olnud ühe koha külge nääletatud, aga samas nagu lähtusid sellest hetkeseisust.
Ja noh, tegelikult see oleks poistele ka nagu rohkem seda silmaringi laiendav, sest noh, ilmselt meie rännakutel jääks tee peale, ma ei tea, mis iganes loomaaedasid, huviparke mingi. Tegelikult jah, me ei ole ju poistega peaaegu et käinud üheski teemapargis ega kuskil. Väga vähe. Sest siiamaani nad on nagu liiga väiksed olnud, et tillukesed pole nagu... et aga nüüd juba küll nagu, näe, kuu hakkab tõusema juba esimene selline punane sõõr on näha. Jaa. Väike servakene paistab. Ja aga see tähendaks veidikene jah, ütleme varustuse ümberplaneerimist. Et meil on vaja kompaktsemat varustust, mõningasest mugavusest ilmselt tuleb loobuda või seda mingile teisele tasandile viia. Noh, nii suurt külmikut ilmselt ei hakkaks kaasa vedama. Ma ütleks niimoodi, et kas üldse hakkamegi vedama või siis vaadata midagi, mis on väiksem. Me peaksime suutma oma asjad pakkida ikkagi ühte autosse, loobima järelkärust. Et see tähendaks seda, et me peaksime katsetama näiteks seda, et meil on autol katuseboks, pluss peaksime hankima omale siis käru konksuboksi. Et ehk õnnestub niimoodi. Jah, kõigepealt me peaksime tegelikult tegema üldse sellise pakkimise, et me pakime oma nii-öelda miinimumvarustuse, mida kui väikseks me saame ja siis me näeme, palju meil tegelikult asju on ja kuidas neid pakkida saab ja ikkagi me peame ju arvestama sellega, et meil on koer ja kassid ja ühesõnaga. Nende asjad oleks jah, ütleme, et kui tegelikult nagu koera ei oleks, siis ei oleks pakkimisega ilmselt probleeme, aga sest koeraga on ju see ka, et tegelikult ta võiks puuris olla. Jah, praegu seekord on meil üldse ilma puurita. Aga jah, ideaalne oleks tema oleks ikkagi nagu turvalisem oleks see puuris olemine sõidu ajal. Nii sõidu ajal kui ka tegelikult ta tunneb ennast seal ka tihtipeale koduselt koha peal olles, et no ja kas või lihtne asigi, et me tahame kuskile minna, midagi külastada, sööma minna. Meil on tegelikult lahendused ju igale poole koertega ei saa, aga meil on lahendus olemas, kuidas teda tegelikult saab hoida autosse nii kaua turvaliselt. Nii, et tal samas ka õhku oleks ja kõik turvaline oleks. Sest sai niimoodi ju käidud ka täitsa Lõuna-Euroopas kunagi sõbranaga, et meil oli ju 2 koera ja igale poole me ei saanud koertega. Ja siis sealsed temperatuurid olid hoopis midagi muud kui meie suvi. Tegelikult ja ütleme niimoodi, et võib-olla peab ka kaaluma varianti, et selle nii-öelda overlandingu viljelemiseks on meil vaja ka üks autodest välja vahetada, mis oleks tegelikult selle jaoks sobilikum. Aga noh, alustame praegu sellest, et üritame olemasolevate vahendite koha pealt selgusele jõuda, kui reaalne see on, et mul õnnestub kõik asjad ühte autosse pakkida. Jah, eks peame alustama sellest, et hakkame asju vähendama ja teatavatest mugavustest loobuma. Aga samas kõigest ei saa ka loobuda. Ei noh, üldse tegelikult, kui aus olla nagu vaata, kui sa oled noor, siis sa võid igasuguseid askeetlikke asju viljeleda, ollagi spartalikult, aga tead, ütleme, mina ei häbene öelda, et mina olen jõudnud sellesse ikka, kus tundub isegi rumal mugavustest loobumine. Jah. Et miks ma peaksin istuma kännu otsas, kui ma võin sellises mugavas nii-öelda matkatoolis istuda, et ja mõningad asjad veel, jah, ütleme, et kuskilt maalt saaks midagi võtta, et no ma ikkagi näen see täispuhutav telk, mis on äärmiselt mõnus asi, aga see on üks, millest saaks tegelikult loobuda oluliselt kompaktsema. Ruumiliselt me väga palju ei kaotagi tegelikult. Jah, ega me otseselt ei kaota, jah. Ilmselt me peaksime loobuma nendest paksudest, suurtest, mugavatest, isetäituvatest madratsitest. See on sinu jaoks kõige valusam on. See on väga vaevaline. Sa ei tohi kõhnemaks minna, sa pead veel paksemaks minema, kui sa oled. Siis sul on, ütleme, kui madrats on kõva, oled ise vähemalt pehme. On ju loogiline.
Maru loogiline. Jaa. On. Mis sest terve päev otsa on nii halb olla? Harjud ära. Ei ole harjunud. Ei ole sul halb ka olnud õieti. On kogu aeg on ebamugav. No ma arvan küll jah, et selline overlandingu teema ja siis võiks nagu tõesti lähiaasta plaanidesse võtta mingid sellised nii-öelda tõsised automatkad, kus me näiteks liigume, no ütleme, et Lõuna-Soome, siis Ida-Soome serva pidi üles, sealt siis Soome naise peast kuskile Norra, sealt Barentsi mere äärpidi kuidagi viisi nii-öelda siis jälle nii-öelda Norra läänerannikut pidi alla, käiks kõik lafoodid läbi, tuleks Taani väinadeni välja, tee peale ja mingisugused põnevaid asju, seal trollikeeled ja kõik asjad, mis seal on ju. Ja siis Taani väinade juurest jälle sisse poole, hea meelega hüppaks Gotlandilt ka läbi. Et ilmselt mingi praamiühendus sinna on. Jaa. Et üsna hea ja tutvuks Gotlandiga ja siis tuleks nii-öelda, mis ta meil on, Botnialaht on ju. Kõik seda sisekülge pidi. Ja lõpetaks siis Ahvenamaal ja siis vaataks Lõuna-Soomet pidi tagasi. Ja uuesti Lõuna-Soome, see oleks nagu üks äge tripp, ilmselt seda Ühe aastaga ära ei tee. Ja ühe puhkusega vähemalt mitte. Vähemalt ühe puhkusega mitte, jah. Aga ja siis ju tegelikult võiks nagu Baltimaad ka ette võtta niimoodi, et looks ka mingisuguse kontseptsiooni nagu, kuidas seda teha, et samad moodi nii-öelda ühtpidi lähme mööda rannikut ja siis teistpidi nii-öelda teist piiri pidi jälle tagasi või vaatab, noh. Jah, võib-olla sinna päris piiri äärde ei ronigi, aga no täna ei taha, jah. Seal peab tegelikult vaatama seda, et kus on midagi põnevat. No jah, just nimelt ka lähtuma sellest, et eeltööd veidi tegema. Tee peale näiteks kui me nüüd lähme Leetu peale seda Saaremaad ja lühikest kodus viibimist, ma mäletan, et Leedus oli mingisugune dinosauruste park. Seal on isegi 2 dinosauruste parki. Aga ma nüüd ei teagi, kumb see nii-öelda parem on, aga mulle tundub, et mõlemad ka äkki ära käia. jah, oleneb, kuidas me liigume, aga üks jääb sinna Vilniuse külje alla ja teine jääb Klaipeda külje alla. Kui siis iga kord, kui ma olen telekas vaadanud mingisugust filmi dinosaurustest, ma olen alati aru saanud, kui seal ei näidata päris dinosauruseid. Nii et ma kujutan ette, kui me nüüd sinna dinosauruste parki lähme, siis ma ilmselt suudan seal ka aru saada, millised neist ei ole päris. Okay. See ühe dinosauruse pargiga oli veel eriti tore, et sinna lubatakse lemmikloomad ka, kui nad ei ole suuremad kui dinosaurused. See on küll oluline, jah. Et väiksemad dinosaurustest väiksemad on lubatud, aga suuremad ei ole. Et võib-olla kui sul on mingi elevant, siis mõnest dinosaurusest võib ta ikkagi nagu... Ja mõnest ta võib olla küll, jah. Selline täpsustus oli selline. Aga ei, kusjuures ma hakkan praegu mõtlema, et seal isegi võib tegelikult, siin on ilmselgelt seal on nagu selline hea huumor taga, aga meil ju mõned tegelikult loomad on siiamaani säilinud muutumatuna dinosauruste ajast. Kas näiteks haid põhimõtteliselt ei või olla need? Võt ei oska öelda. Nad on küll väga vanad, aga kas nad on sama vanad, ma ei tea, sest tol ajal olid väga suured ja väga teistsugused veelukad ka. Seda peaks täitsa täpsustama. Samuti ma kahtlustan, et krokodillid. Nad vist on nende järglased. Päris nendega samaaegselt vist ei olnud ikka. Võib-olla see viimaste dinosaurustega midagi kattus. No, ma ei tea, jah. Üks sidus siin ümber minu mingi ringi. Okay. Kallistab sind. Ei, mis ta kallistab, ta on mind kinni sidunud. Teil on juba sidumismängud? Jah. Üks võin ennem hoiatada ka. Nüüd on see asi, et ma võtan korraks ta siit lahti. Ja üritan selle... Tal on see lapselupp peal.
sain aru, nööri jälle tooli alt. Võin ta korra ära võtta. Ja teda. Teil on väga põnevad mängud. No jah. Nii. Juhtus see, et ma sain ta kogemata. Valest otsast tahta. Ja, aga pole hullu. Tegelikult on see, et ma võin teda lihtsalt seda asja kui peos hoida. Võin panema siitki. Ei hakka sinna alla ronni. Ühesõnaga, katsetame esimest sökast overlandingu trippi olemasoleva varustusega. Ja edasi siis teeme juba suuremat plaani jäetaks järgmiseks aastaks. Sinnamaani, kui vajadusel, et vahetame ka auto välja, ma ei tea, kaalume näiteks ka katusetelki autole. Ja, siis koos tegelikult... sellise eeskojaga muidugi, sellise lisaga suurega. Tegelikult, kui on selline katusetelk, kuhu sa saad magamise asedata, siis sa saad juba nii palju tegelikult ju ruumi säästa igalt poolt mujalt, sest sa ei pea neid magamisasju panema. Sisuliselt meil täna on ju katuseboks magamisasju täis. Jah, kui meil oleks katusetelk, saaks need seal. Ja. Et nad ei vajaks nagu eraldi ruumi. Ja tegelikult ma isegi praegu mõtlen seda, üks asi ja see oleks nagu poistele rohkem selline silmaringi laiendav, kui lihtsalt siin ühe koha peal telkimine ja karastumine siin ja nii edasi. Et selles suhtes on nad tublid, et neile õues meeldib olla. Ja. Et selle koha pealt on meil nagu hästi välja kukkunud. Rohkem... Ega me ei ole neile valikut väga andnud ka? Ei, selles mõttes ikkagi oleme andnud või ei ole andnud, aga mina rohkem kuulen seda virinat, et tahan õue. Et ega liiga vabatahtlikult nad tuppa ju ei tule kodus ka. Et seal on isegi seda, et umbes natuke hakkas sadama. Äkki ei pea veel minema. Ja mis see väike vihm ikka teeb, on ju. Aga nagu jah, kui nüüd ringi rännata, erinevad kohti külastada, sõna otses mõttes tõesti nagu loomaaed, teemapargid, seikluspargid, igasugu rajad. Ma ei oska, et mis veel, kas või muuseumid, mitte kui midagi huvitavat on. Tänapäeva muuseumid on ju nii interaktiivsed ja huvitavad. Nagu selles mõttes väga vinged, jah, et see pakuks nagu lisaks nüüd sellele, et me siin õhtuti lõkke ääres tiksume ja telgis magame ja priimuse peal süüa teeme ja lõkke peal see annaks, vaata, mis seal üleval lendab. Sputnik. Ja. Tervitame Elon Muski või? Ei tea. Ja. Et see nagu kõik nagu ikkagi ilmselt avardaks poiste silmaringi päris palju. Mul tuli nüüd naljakas mõte pähe. Me oleme sotsiaalmeedia sisu juba pikka aega loonud vist. Ma ei tea, pikka aega on alati suhteline mõista. No mitu aastat. Mitu aastat, jah. Meil oli alles mingisugune tähtpäev, ma ei mäleta, mitu aastat sai täis. Ka ei tea. 4. Võimalik, jah. Et meil on ju Facebookis täna juba üle 14 000 jälgija. Juh. YouTube jah, kuidagi ei arene meil, aga ega meie viga ka, et me ei ole nagu liiga palju üritanud nagu toota. Ja tegelikult, kui nüüd aus olla, on sellega ka üks põhjus on see, et ma ei taha meie vaatajatele pakkuda sellist sisu, mis on tehtud nagu mingist kohustuslikkusest. Ja ma saan aru, et kui me looksime iga nädal video ja postitaksime, siis meil auditoorium kasvaks tuhandetesse. Et me mängiksime siis nii-öelda kokku selle algoritmiga, aga ma ütlen ausalt, et mina ei taha selle pärast
metsa sõita kogu oma perega midagi tegema siis, kui meil see ei tule nagu mingist sisemisest kutsumisest. Jah, või see on mingite teiste asjade arvelt või... Jah, et nagu siuke sule imemine nagu, et parem pakume kas või 1 või 2 videot aastas, aga pakume seda, mis on tehtud nagu mõnuga. Jah, esiteks seda, et juba olla seal mõnuga ja teine asi on ka see, et see video kokkupanemine ikkagi on omaette aeg. Et... Ja, kõik see nõuab, aga meil on muud tegemised ka lisaks sellele. Aga kui me hakkaksime nüüd seda overlandingut viljelema, näiteks järgmised, ma ei oska öelda, kui palju, mitu aastaid. Nii kaua kui kopp ette saab. No täpselt, üle selle ilmselt mitte. Siis tõenäoliselt nii-öelda selle sisuloome kvaliteet mitte ainult ei muutu, vaid ka paraneb selles suhtes, et ta kindlasti mitmekesistub. Et see siiani on meie vaataja, lehvitame sulle, näinud meie koduseid toimetamisi ja seda, kuidas me käime telkimas. Küll äkki sa noorem inimene, võta see mingi troikad, pane siia sisse. Ma sahistan jõudsalt. Ja lähed valgemaks. No natuke sahisid. Julge ennast väga liigutada. See on kass ära seda võtta. Kummalised hääled on seal. Aga ma arvan küll jah, et me saaksime selle... Vaata. Mis asjad need on? Nagu varesed kraaksuvad. Aga varesed need küll. Ma arvan, need olid linnud. Linnud olid kindlasti. Tõesti olid nad kolmnurgas. Mis tähendab? Ei taha, ei nimeta seda. Mul alles algas puhkus, mis asja? Alles algas suvepuhkus. Ja juba linnud võtavad 3 nurka ja kui see lõunakaar jääb küll nagu vist alles suunas. Jah. Okei, ärme nimetame seda. Aga ühesõnaga jah, et saaksime oma vaatajatele, oma auditooriumile ka tegelikult tõesti hoopis teissugust sisu hakata pakkuma, viia nemad ka näiteks nendesse kohtadesse, mida me ise avastanud oleme. Et luua nagu hoopis teissugust kvaliteeti. See on päris hea mõte. Ja me oleme jah. Me ei ole kordagi ju küsinud oma auditooriumi pealt, et toetage meid. Aga nii mõnedki sisuloojad küsivad seda. Mina nagu statsionaarselt juba all, et kui tahad mind toetada, siis tee siia ülekanne. Ma ütlen ausalt, minul on küll natuke imelik nagu küsida. Mul on veel imelikum. Jah. Et aga samas veel võib-olla tõesti mõni tahab meid toetada. Ei saa ka seda välistada. Peab ausalt ära ütlema siis, et me ei ole vaesed. Me ei ole ka rikkad. Me tegelikult saame hakkama. Me ei taha kerjata, aga me võime anda inimestele võimaluse, kes usuvad meisse. Et meil on vaja uut varustust, tõenäoliselt uut autot. Mis on kõige juures lohutav on see, et mina isiklikult ja ma arvan, ega sina ka me uusi autosid ei taha. Ei. Ja meil on täitsa okei siuksed 10-15 aastat vanad autod. Oluline on see, et tal oleks 4 vedu, teatav maastikuvõimekus. Ja piisavalt suur. Ja
ja avarust oleks tal. Et peab vaatama. Ja kui keegi tahab selles mõttes näiteks, keegi, kes nüüd praegu vaatab ja ta müüb autosid, no okei, siis me võime leppida ka sellega, et meile näiteks antakse nelikveoline maht universaal, väike buss mingisugune, kuhu mahaksid sisse siis 2 täiskasvanut, 2 last, 2 kassi ja 1 koer. Ja asju ka. Ja pluss asju. Ja. Päris hea mõte. Mul tuleb kohe rändamiskihu peale. Pagime oma asjad ära ja hakkame minema. Me ei saa. Ma pean minema veel siin Saaren peal tegema ülehomme seda relvalao pikendamiseks, seda laskmiskatset. Et selle pean ära tegema ja oleks ikka nädala lõpuni siin ära. Me vaatame. Ma teen selle katse ära ja siis vaatame, mis edasi saab. Ootust. Eks peame ilma teate järgi ka vaatama. Vaatame ilma teate järgi. Märgi asja on ikkagi paha kokku pakkida. Jah. Sellega on oma komplikatsioonid. Eriti veel me ei tea, kui kauaks ta kokku jääb. Just. Aga me võime kaaluda küll seda, et kui ma selle nii-öelda laskmisasja ära teen, et võib-olla ikkagi lähmegi nii ära, et meil on üks pere siin, kelle juures me olime ka mõned päevad ennem Saaremaale jõudmist, kus tegelikult ilmselgelt meid oodatakse vist ka tagasi külla. Ilmselt. Ja poistal on seal ühed toredad mängukaaslased nendega ühes vanuse kategoorias. Et aktiivsed, energilised neiud. Et võime toda varianti ka kaaluda. Ja, me peame nagunii sealt läbi minema, Terko jättis oma mütsi sinna. Ja. Tõsi. Nii et mitmed variant on laual. Ja. Aga selle otsustame nüüd ära, et me hakkame nüüd viljelema lihtsalt kämpimise asemel, telkimise asemel pigem seiklemist. Jah, seiklemist, rändamist, overlandingut, nii-öelda midagi sellist. Vähemalt üritame. Vaatame, kui hästi see välja kukub meil. Arvestades, kui laisad me oleme. Aga mis on laiskade kõige suurem voorus? Nad on alati targad. Sina oled töökam kui mina. Mulle meeldib tööd teha. Seega mina olen targam. Mulle meeldib vahel ennast nagu kuidagi teisiti rakendada. Kui lihtsalt, et oleks kõht täis ja tekk peal ja katus pea kohal. Nüüd ajurakukesi natuke teisiti liigutada. Mina pean küll nentima, et see 5 aastat kopikatega, mis ma nüüd nagu täiskohal isa olen olnud, siis viimsedki ajurakukesed lahkunud? Jah, mingil määral küll lausalt öeldes, et on mõjunud küll, jah. See on väga nagu armas periood, aga ta on olnud ka väga väsitav ja kindlasti ta on minu loovusele, loomingulisusele natukene nagu pärssivalt mõjunud. Aga noh, õnneks poisid on kasvanud ja ühinul kasvavad ja ma saan hakata nii-öelda nagu
Huvitav, kas me oleme lihtsalt 2 musta kuju siin kuskil? No pesnud ei ole me tõesti tükk aega, kui sa seda mõtled. Või sa mõtled kaamera seisukohast. Lõkke peaks midagi meid valgustama ikka. Okay. Pärast vaatame. Kõige nõmedam on see, kui nüüd on juhtunud see, et mingi põhjusel on telefoni kaamerast välja lülitanud. Me oleme siin ilged jutud maha jäänud, ilged plaanid ära rääkinud. Me ei tea, kui pika aja jooksul ja siis tegelikult peaks minema kontrollima. Mind on jälle kinni seotud. Sul on turvavöö peal? Turvavöö peal, jah. Või lapse lukku? Kõik asjad. Kuu on ilus. On küll poolik, aga ilus. Kuule, täitsa pilt jookseb. On näha ka midagi? Kuule, jaa, mõnusalt siuksed punased olema. Ja kui punane on? Tegelikult ei ole nagu väga vigagi. Okay. Et siukene kena. Võime seda õdusat lõkkeõhtut kaamera ees jätkata. Panen selle kõrvale. Ise on see, kui palju meil rahvale öelda on. Ma ei tea. Hakkan mängima seda taskuringelingut. Mul on mõnetne asi on. Mitu. Oota, ma ennem sõitsin sulle mingi asjaga sisse. Sul oli tegelikult mingi mõte pooleli seoses selle loovuse kaotuse ja poiste kasvamise ja kõigega. Ei, no kuna poisid nüüd kasvavad, nad enam nii palju minu tähelepanu, no vähemalt sellist tähelepanu vaja. Nad tegelikult vajavad nüüd teissugust juba. Aga ongi see on see, et ehk nüüd nagu kuidagi teises stiilis koos asju tehes, noh kas või võtame samagi overlandingu teemaga, et see on ju hoopis teistmoodi koos asjade tegemine. Sest noh, niimoodi kodus olles ja ikkagi siin metsa all olles, kui minu päev on nagu juba hommikul tihti juba 6 ja 7 vahel hommikul alustades nii-öelda laste päralt. No nemad hakkavad ikka hiljem. No mitte alati, Tarko pigem. Terko magab kauem, aga Tarko oli täna ka. No täna olid nad mõlemad väga vara, aga muidu ikka Terko ärkab 9, aga Tarko ärkab mingi 8:30. No telgis ja, aga kodus nad on. Ei no kodus ja. Kodus on nad ikkagi jah, seal. Aga telgis nüüd on jah? Kodus on nad penskarid. Jah. Et ikkagi minu päev nendega algab nagu praktiliselt kukelauluga ja siis on hommikusöögid neile, mulle, sulle, siis sina lähed tööle, noh siin ka praegu on sul tegelikult olnud üksjagu tegemist, mis oli vaja ära teha. Ja mitte midagi teha, mis nõudis terve päev sinu tähelepanu, ja paljuski oli minu programm need päevad siin Saaremaal samasugune nagu koduski, et hommikuvarase koosolemine poistega, hommikusöögid kõigile, siis ettevalmistumine lõunasöögiks, siis mingid nii-öelda poiste meeste isa-pojad teemad ja siis juba õhtusöök. Et ehk hakkab see koduperenaise periood vaikselt minu elus. Et äkki hakkavad nad nagu ise süüa tegema? Jah, nad varsti võiksid. Võiksid, aga selle eeldus on see, et sa neid õpetad.
Jah. Ega nad ise ei hakka. Muidu nad vanuse poolest võiks küll tarka juba midagi osata. Õpetamine on üks siuke raske töö, sellepärast, et eriti minusugusel inimesel, et vaata, üks asi on see, kui ma teen koolitusi, see on teistmoodi õpetamine. Aga kui see, mida ma peaksin nagu õpetama, on meie enda olmega seotud. Lihtsam on see ise ära teha, kui kellelegi seletada. Ja siis ta ei saa aru ka veel ja siis sa ei saa aru, miks ta aru ei saa. Kusjuures näiteks see on ka üks põhjus, miks ma olen ju mõned korrad oma elus tööl käinud. Aga mul ei ole see välja kukkunud peamiselt ühel põhjusel. Ma ei ole meeskonnamängija. Ma ei saa kollektiivis töötada. Mulle sobib ainult see töö, mida saab üksi teha. Pead FIE olema. Jah. Et nii palju, kui ma elus olen mingis kollektiivis nagu koos töötanud, siis ma pean kahetsusega nentima, et väga paljud need kogemused või enamus, suur osa, on täpselt see, et mul on seal ebamugav, siis ma pean teistega arvestama. Ma saaksin ise teha asja palju kiiremini ära, kui vähemalt ma jõuaksin palju kiiremini arusaamisele, et tõstan käed üles ja ma saan aru, et see käib minul üle pea. Ma ei tegele sellega. Võtku keegi minust targem, ilusam, andekam ja tehku. Palun mulle midagi lihtsamat. Aga jah, see nagu teeme meeskonnatööd, kõik on üks tiim. Mul ei ole vaja. Ise teen... Oma tiim. Jah, ise vastutan ja ise pärast lõikan nii-öelda loorbeleid. Et ei taha kellegiga pirukat jagada. Mulle see ei sobi. Tiimis töötamise kõige suuremad miinused on see, et alati on seal keegi, kes laseb teiste pealt luuslanki. Alati. Ta on lihtsalt kohal ja noogutab kaasa, aga ta ei tee kaasa. Alati on tiimis keegi, kes on teistest andekam ja teeb üksinda ära enamuse. Ja pool või 2/3 umbes. Ja mulle ei sobi see meeskonna värk. Üksi tehtud, hästi tehtud või üksi tehtud, sedasti tehtud, aga vähemalt nagu asi must-valge. Nojah, aga poiss ei saa sellegi poolest jätta õpetamata midagi elementaarset, peab neile ikka selgeks õpetama. Ma ei tea, mis see olla võiks. Lugemist, kirjutamist, liitmist, lahutamist ma ei näe mõtet õpetada. See on õpetajate ülesanne koolis, nendel makstakse sellest palka. Miks mina peaksin tegema ära töö, milles kellegile makstakse? Jah, paraku lapsel on oluliselt lihtsam minna kooli, kui ta oskab juba lugeda. Aga õnneks sinna kooli on veel nii palju aega. Mis tal minna on? Nagu nii ma esimene aasta viinud autoga. Ta ei pea minema. Ei, mina ei luba autoga viia. Hakkavad ise käima. Ei, no ise hakkavad käima, aga alguses ikka. Ei no jah, tee tuleb ette. Ja selgusele jõuda, kui palju meil seal tee ääres neid hunte ja karusid ringi lipab. Ei no õnneks bussi peale minna, see ei lippa seal kedagi. No jah. Sest tegelikult ikkagi meil on ju koolibuss ka. On küll. Mis ei ole nagu otseselt nagu... Ühesõnaga, on koolibussi, ei ole ka. Kõik võivad sellega sõita tegelikult ju. Aga ta on vähemalt ajastatud kooliga. Seda küll, jah. Vähemalt varasemalt oli nii. Ma ei ole praegu uurinud, pole vajadust. Ma arvan, kõige vägedam oleks see, kui mis oleks ka endale kasulik. Et näiteks hommikul ma olen ise koos poistega kooli. Jalutades, rattaga sõites, tõuksiga, mida iganes, saaks juba mingisuguse füüsilise aeroobse koormuse. Ja siis kui kooli vastu vaja minnes tead sina näiteks. Väike selline sportlik moment asja juures. Nojah, eks kui ilm on ilus, siis miks mitte. Äkki sa paned selle nüüd ka sinna, see mahub. Panen.
tegelikult tuleks nad varakult õpetada autot juhtima. Siin see külavahe metsatee, mis meil sinna nii-öelda koolini on. Seal võivad sõita alaealisi ilma lubadeta ka. Midagi ei juhtu. Mina ei luba. Seda sa vaata pead siin praegu ametlikult nii-öelda kaameras ütlema, kui sina kui riigi ametnik on. Ikkagi ei luba. Just, väga õige, väga õige. Õnneks mina riigi palgal ei ole. Nii see on. Kass. Kas magama minema? Peaks jah. 11 läbige päevatud. No, arvestades seda, kui kaeglaselt me asju kokku pakime, siis läheb veel terve igavik. No aga hakkame Ma pakkima. lugesin, et peab magama normaalselt sellepärast, et muidu hakkab kehakaal tõusma. No ilmselgelt ma ei ole ammu normaalselt maganud. Sama siin. Peab varem magama minema, sest 6 nädalaga tõuseb 0,5 kilo. Ainult siis, kui und on vähem nädala jooksul 80 minutit, kui normaalne oleks. Tahaks nüüd saledaks ja kenaks saada, tuleks minna talveõnne. Jah. Lihtsalt tuleb kevadel üles ja ongi kogu lugu. Sa räägi tööl ära, et sa lähed teedil. Pooleks aastaks. Või vähemalt 3 kuuks, ma ei tea. Vaata. Oota, nüüd me ei saa küll minna kuskile, sellepärast me panime selle puu nüüd siia, mitte nagu... Ei, me saame asjad kokku pakkida ja saad tegelikult ega saad eest telki ära minna. Ma tulen järgi. Pean veel jah auto lukku panema seekord. Käru ka. Ja edasi. Ja mis siis ikka? Eks mingi hetk filmime edasi jälle. Mingid asju, mis me siin mõnutame. Aga mina juba ärevusega nagu heas mõttes mõtlen selle peale, et... Kuidas jälle asju pakkida? See ei, seda, et saab nii-öelda joone hakata võib-olla sellele mõnutamisele alla tõmbama. Mingi teise teemaga tegelema hakata. Saab sinust matkakass. Noh, ausalt öeldes, ta on juba praegu tõenäoliselt Eesti inimrännanud kass. Kus ta pole ära käinud meiega. Rändkass. Kõige ägedam oli ikkagi Osmussaarel. Jaa, ja eriti kui ta mulle küüneb moka sisse lõi ja rippus mu huule otsas. Ise tahtsid teda merre panna. Ise mäletad, et see oleks tegelikult ta meie enda kasuks. Ta oli üle kuumenenud ja meri ainuke viis teda jahutada. Ta jahtus juba sellest ehmatusest maha. Ta pigem läks keema sellest. Niisugune tunne, et keegi mul taguotsa all piuksub. Kuskil ta seal piuksub, ma ei näe teda. Ka ei näe, aga ma... Täpselt kanni alla. Ma pean veits kaugele. No, okei. Ma tahaks minna sinna vetsa. Ui, aga tõesti. Väst tuleb peale. Tuleb jah. Väsitama see vajutamine. On jah. Ma korjasin mustikaid täna, terve ämbri. Jaa, see oli väga Tappa tubli. oli ka väga tubli. Tal oli, siis kui oli 3. ämbrik ära korjatud, siis tema teatas, et lähme nüüd tagasi. Mõtlesin, kuidas me nüüd niimoodi tagasi siis lähme, et meil on ainult nagu alla poole ämbri. No ma ei tea. No eks sa siis korja edasi. Mõtlesin, aga siis saame ju palju kiiremini, kui sina ka aitad korjata. Okei. Ja siis hakkas ka korjama. Ta on nii loogiline vahepeal. Muidu tal oli ikka täiesti koppe ees juba, ta ei viitsi enam. Kuigi nad ise tahtsid väga mustikale minna. Aga et kõigepealt hakkas Terko, et tema nüüd läheb issi juurde. Ma ütlesin, ei lähe siit enam kuskile, et nüüd pead ootama. Seisis seal teie ääres, ootas.
Kusjuures Terkoga on meil omavahelises suhtes midagi muutunud. Et nagu mingi uuele tasandile, et ta on hakanud rohkem. Muidu oli Tarku kogu aeg see mingi hull minu takjas. Nüüd on 2 takjat. Nüüd on 2 takjat mul, jah. Terko oli oluliselt nagu siukene siltumatum või siukene. Nüüd on see ka siukseks klepsuks muutunud, et kogu aeg mul ümber jala kinni ja siukene. Ja kui Tarko võis mulle siin, ma ei tea, 10 korda päevas öelda, et ta mind armastab, siis Terko ei teinud seda kunagi. Ja nüüd on peaaegu iga päev seda mulle öelnud. Küll ainult, korra. Ta on ainult kärsatamas. Aga on. Äkki ma olen talle lõpuks meeldima hakanud. Hea küll. Hea tööd. Paneme asjad kokku ja Magama. magama ja head ööd.